Asus ZenBook UX430 on 14-tollise ekraaniga 13-tolline sülearvuti. Novembri lõpus tegime ülevaate Asuse UX430 Ultrabookist, mis asendas siis minu vana magneesiumist ja alumiiniumist rauast, mis põletas hinge telli. Me ei osanud sellega suurt midagi peale hakata peale ekraani võdistamise ja painutamise ja esitasite meile väljakutse, kuidas mind panna ropendama, mis annaks teile parema ülevaate, kas see sülearvuti on väärt investeering või on see mõttetu plastikust junn. Asus ZenBook UX430 on 14-tollise ekraaniga 13-tolline sülearvuti. Vähemalt niimoodi on kirjas Asuse kodulehel. Keda huvitab tehniline jura, siis meie seadmes on i7-8550 protsessor, 16 giga RAM-i, 64-bitine operatsioonisüsteem, 512 gigabaiti M2 mälu. Puuteekraani ei ole, puudutada saab, aga mitte midagi sellest ei juhtu peale näpujälgede. USB-C laadimist antud sülearvutil ei ole, mis tähendas, et 5-päevasesse Brüsseli reisi mahtus umbes 1 päev tööd ja 4 päeva linnaekskursiooni. Kogu korpus on plastikust, mida on kommenteeritud, et pidi olema biolagunev, taaskasutatud ja nii edasi, mida on meil maru keeruline kontrollida. Järgmine nädal võtame sülearvuti kaasa Mobile World kongressile, kus on siis näha, kui seda pidevalt kotti sisse välja panna koos fototehnikaga, kuidas ta vastu peab. Kuna Mobile World kongressilt teeme päris palju reportaaži ja näitame uusi vidinaid, siis kindlasti vajuta video all subscribe nuppu ja kellukese ikooni, et olla kursis meie uusimate videotega. Miks see valitud sai, oli 2 põhjusel. Üks on see, et seal on iseseisev videokaart, millega on võimalik mitte küll päris selles mahus videot monteerida, kuidas me iganädalaselt teeme, kuid lühemaid klippe on võimalik jooksu pealt siiski monteerida. Kuna tegu on aastaks minu põhiarvutiga, siis minu jaoks oli oluline, et arvutil peab olema 2 välise monitori väljundit. Enamikel Asustel on 1 mini HDMI, kuid üle USB-C nad pilti ei edasta. Sülearvutil on paksust 15,9 millimeetrit ja kaalub see 1,25 kilogrammi. Nüüd aga edasi teie väljakutse juurde. Esimese asjana, mida päris palju tuli välja, oli palve selle arvutiga mängida. Kuna ma ei ole umbes dekaadi mänginud, siis tõenäoliselt see ajab mind tõesti kõige rohkem ropendama. Seda enam, et mängudeks, mida me mängime, saab olema Front Night ja CSGO, mida ma ei ole mitte kunagi mänginud. Kumbagi. Aga vaatame, kas selle arvutiga on võimalik mängida. Loomulikult! Igal õigel mänguril on vaja suuri Miki kõrvaklappe. RGB. Esimese mänguna proovime Counter-Strike Global Offensive'it. Arvestades, et ma ei ole veel mängima hakanudki ja mul on tunne, et siin arvuti all võiks vaikselt mune praadida. Kas siin mingid klahvid ka kuskil kirjas on? Nii, settings. Ei ole kiirelva või? Mine pekki. Kas ma oleks pidanud ostma midagi või? Nagu päriselt või? Lähme anname kellegi lõuksi, sest mul mittegi muud asja ei ole. Kusjuures mul on see veeklahv on juba näpu all kuumaks läinud. Oh my god. Kusjuures see reaalselt kõrvetab mul väikest näppu. Your item will be delivered by drone. Kuhu? Kuule, keegi teine... ma sain raha ära võtta talt või? Ma sain ise ka surma. Keegi tuligi mulle rusikatega kallale või? 9. koht, oota. Vau! Tuleb välja, et ma ei olnudki viimane. Oh my god. Jesus Christ. Nii, eelmine mäng oli väga edukas, ma ei jäänud viimaseks. Ma andsin ühele tüübile lõuksi ja siis ma sain surma.
ilma päris täpselt aru saamata miks, sellepärast et selle mängu lag oli nii räige. Nii, ma peaksin relva saama kohe. Vist. Droon andis relva, väga äge. Jõhker lag. Täiesti vikis. Muidugi siin võib olla veaks ka see, et meil on kohutav internet. Mida ma tegema pean? Nii, ta võttis mu relva ära või? Kuidas? Arvestades seda, et mu näpud kõrbevad. Ma ei tea, kas neil päevitus on juba näha. Kusjuures mul on tunne, et laud ajab kõrvaisu juba. See laud on soe, tule katsu. Või õigemi, tule katsu seda läpakat alt. Noh, teise astme põletus, jah. Ma arvan, et siin FPS ei ole mõtet mõõta. Ma arvan, et see FPS on mingisugune... 3. 3 päris ei ole, aga mingisugune tugev 13. Järgmine mäng on Front Night. Pidi hästi popp mäng olema. Nii, FPS kõigub 50 ja 16 vahel. Kas mul peaks olema midagi? Kas mul peaks ostma midagi? Või ma lähengi kirkaga lihtsalt peksma kedagi? FPS 17. FPS 10. Võtan selle sotsiaalse eksperimendi kokku, et ma mängisin ühte populaarset mängu Front Night, kus peaks olema teised mängijad, aga ma ei näinud mitte ühtegi. Ma loodan kohe kedagi näha. Mu keskmine FPS on umbes 12. Päris ebameeldiv ka see, et näiteks mu näpud kõrbevad, sellepärast et see arvuti läheb näppude alt kohutavalt kuumaks. Sa raisk! Kusjuures päriselt see nupp on nii kuum, et mu nagu valus on. Nii, panime kõik seaded madala peale. Ja FPS tõusis märkimisväärselt. Kuule, see on isegi niimoodi peaaegu mängitav. Lühikokkuvõte on see, et ma ei saa mitte midagi aru. Ma jooksen ringi, mängus, kus võiks nagu keegi olla. Nagu, kus kõik on? Miks te ei mängi minuga? Ma sain surma. Tema ärkas ellu. Ma ei tea, mis juhtus, aga selge. Võtame kokku. See on nagu mäng, kus sõidad ringi autoga, siis korjad mingit sodi ja siis saad surma. Sooviti ka, et me installiks Windows 3.1. Leidsime ülesse vana paki Windows 3.1 kirjadega 3D prinditud save ikoone. Kuid tundub, et see arvuti ei oska nendega mitte midagi peale hakata. Igasugused koormustestid, 4K renderdamised ja ekod, 265 koodekiga 2-minutilise klipi renderdamine ilma proksideta jääb tõenäoliselt kuhugi sinna suve keskele, kus temperatuuriprobleemid arvatavasti on palju käega katsutavamad. Kas seda arvutit saab upgrade'ida? Kõvakette osas saab, kuid hetkel see ei ole meil täis saanud. Protsessorit tõenäoliselt me upgrade'ida ei taha, kas või sellepärast, et siia midagi ägedamat saada on keeruline. Ja paraku ainukene, millest olen tundnud natukene puudust, näiteks Photoshopi ja Lightroomi puhul, Adobe parandama algoritme, on mälumaht ja kahjuks see on see peale joodetud ning lisaslotte ei eksisteeri. Kuidas peavad vastu ekraan, korpus, hinged, selle me võtame sügisel kokku, kas ja kuidas see on vastu pidanud, sest paari kuuga ilma suuremate ringi rändamiseta. Kuidas on minu kogemus 3-kuuse kasutamisega? Pigem positiivne. Kui välja jätta mõned kriipsud-kraapsud, näeb see süle arvuti välja nagu uus. Natukene hirmutab siiamaani plastmassis korpus. 16 giga rammi on mõned korrad saanud üsna täis. Adobe ei ole üldse säästlik ja see on täiesti müstika, kui palju suudab Chrome mõnekümne täbiga mälu võtta.
Samuti õnnestus üle saada probleemist, mis jättis mulje nagu aku ei kestaks. Ning olgugi, et lubatakse umbes 8 tundi aku kestust, suutsin ma alguses saada sellest kätte mingi 3-4. Peale mõningast timmimist on pigem 6-7 tundi. Konkreetse arvuti konfiguratsiooni hind on umbes 1200 eurot. Me oleme kahe vahel, kas see on mõistlik või mitte. Sest antud hinna juures on tegelikult ultrabookide valikut päris palju. See arvuti ei ole kõige rohkem usaldust tekitav just oma materjalide osas. Kuid tehniliste näitajate poolest on see üsna kõrgel topis. Kuid oleme avatud kommentaaridele. 1200 eurot, 1,5 kilo. Millise arvuti valiksid sina? Kui sulle meeldis, vajuta pöial püsti. Kui sulle ei meeldinud, siis ja kindlasti anna meile teada, mis teemadel sooviksid, et me veel videoid teeksime. Aitäh!